Oh my god, ma isegi ei tea, kas mu kaamera töötab. Anyway, ma olen täna spaasse minemas. Ma olen täiega hiljaks jäämas, aga nagu see on dedication, ma tahan selle video enne valmis filmida. Sellepärast, et täna on actually sunny day. Kurat küll eesti keel. Täna on esimest korda üle pika ja päiksene päev. Mul on lõpuks valgused filmida ja ma filmin oma uue kaameraga. Ma ei saa aru, ma isegi ei tea, kas see on fokuseeritud, ma arvan, et on. Mul polnud väga kaua aega seda kaamerat tundma õppida, tegelikult oli küll, aga ma lihtsalt ei viitsinud. Mul on uus kaamera, Canon G7X Mark II. Ma varsti arvatavasti teen video, kui ma saan oma ringlighti ka, arvatavasti saan, ma ei tea. Ma praegu olen otsingul, aga kui mul on nagu terve see setup olemas, ma võin teha nagu eraldi video, kuidas ma filmin, mis kaamerat ma kasutan, mis settingud mul on, kuidas ma monteerin, mis valgused mul on ja nii edasi. Et kui te olete nagu huvitatud sellest videost, siis öelge all kommentaarides, sest ma mõtlen, et see võiks olla nagu kasulik uuematele YouTuberitel, kuigi ma ilmselt ei tea, mida ma praegu teen. Oh my god, sorry. Kas ma olen fokuseeritud? Okei, see, et ma siin küsin, ei aita mind väga ja mul on nagu täiega kiire. Also mu juuksed, ma ütlen, ma lähen spaasse, ma nagu niikuinii ma rikun oma juuksed selle ära, kui ma lähen mingi ujuma ja värki. Ma lähen Aquaspaasse, kui kedagi huvitab, mis on mul lemmikspa maailmas. Pole sponsoreeritud, kuigi võiks, nii et Aquaspa, kui sa seda vaatad. Ma hea meelega tulen tagasi täiesti tasuta, kui te lihtsalt teete mulle välja, ma nagu teen video. Aga tänane video siis ei ole, kas ma ei alustanud oma introt? Ma ei tea, Yo vlog, it's banana bitch. Ja tänane video ei ole vlog, sellepärast, et täna hakkame hoopis vastama teie küsimustele. Instagramis ma palusin teil endale küsimusi jätta ja ma saaksin teha Q&A, sellepärast, et Q&A on väga requestitud. Ja ma tean, et ma filmisin Q&A natuke aega tagasi, aga see oli nagu jõuluteemaline Q&A. Nii et siin ma olen filmin uuesti Q&A. Ma hakkan lihtsalt suvalises järjekorras küsimustele vastama. Ja ma valisin siit välja mingid lemmikud. Ma sain nii palju küsimusi. Oh my god, thank you so much. Kui sa veel ei follow mind Instagramis, siis ma Instagramis Diana Noop, D-E-A-N-A-N-O-O-P ja by the way, mul küsitakse seda suht tihti, kui ma ei pannud seda Q&A-sse sisse. Mu perekonnanimi on päriselt Noop, mitte Nööp, ma olen Noop, ma ei tea, miks ma selline perekonnanimi on. Ja mu eesnimi on päriselt Diana, ma ei tea, miks ma selline eesnimi on. Tegelikult tean küll, sest mul vanaisa pani sellise, sest Diana või Diane või mingid sellised tavalised nimed ei olnud ilmselgelt piisavalt head, nii et nad mõtlesid ise mingi Diana välja. Et kui sa tahad tulevikus Q&A-des osaleda või lihtsalt mu elul pilku peal hoida, siis sa võid mind Instagramis follow da. Mul on seal kusjuures isegi rohkem follower'e või noh, jälgijad, kui mul siin subscriberid on. Imelik fakt. Anyway, esimene küsimus on, kuidas oled rahul juustega ja kas sa kasutad ka nüüd eritooted juustele? Ma olen juustega väga rahul, kuigi ma ei saa aru, millised nad siin kaameras praegu välja näevad. Ma ei tea, kas ma tahan minna heledamaks. Ma veel mõtlen selle peale, sellepärast, et see on nagu kõige heledam, mis me saime minna ühe päevaga, aga samas ma tean, et on võimalik minna veel heledamaks. Aga samas see on nagu niigi suht hele ja ma praegu olen nii valge, et ma isegi ei näe ilus välja. Miks ma ei fake vaid? Siis ma lähen ujuma. Kõik tuleb maha. Fake bitch elu on ju. Jah, ma olen nagu juustega rahul, eriti selle kohta, et me tegime seda ühe päevaga. Aga kindlasti mingi aeg ma tahan selle juure ära kaotada. See juur oli tõesti minu idee. Ma ise tahtsin sellist asja, sellepärast, et seda on lihtsalt nagu kergem upkeepida. Ehk sa ei pea nii tihti käima juuksuris juuri värvimas. Sest et kui ma vanasti olin blond, ma värvisin juuri iga 3 nädala tagant. Ma tean, aga ma tegin seda kodus, sellepärast mul oli nagu tuttav juuksur. Ma sain tema käest head värvid ja siis ma sain seda ise kodus teha. Et tegelikult ma poleks, ma oleks saanud ka kauem kannatada, aga lihtsalt kuna ma sain seda kodus kohe ise teha, nagu mul lemmikasi maailmas on juuste värvimine. Te ei kujuta, et mulle nii meeldib ise juuksid värvida ja lõigata. Jah, mul on mingid kollased käärid, mingi 3. klassist, mille peal on kirjas Diana ja ma lõikasin vanasti nendega juuksid, sest mulle lihtsalt nii meeldib. Okei. Millest ma rääkisin? Muidu jah, ma olen rahul, aga ma arvan, ma teen veel väikseid muudatusi oma juustele. Ja kas ma kasutan ka nüüd eritooteid? Jah, ma kasutan, kas see oli mingi Estelle Prima Blond, ma võib-olla eksin mingi lillas purgis, sellises suures purgis. See on siis lilla juustemask, mis põhimõtteliselt võtab seda kollakat tooni välja, et ta on nagu tooniv mask blondidele juustele. Ja siis mul on ka uued balsamid ja ei, mõne balsam on uus šampoon ja mask, mis on vist Envy oma, ma võin eksida. Olaplexi kasutan kord nädalas, Olaplex number 3. Kas oled kunagi kellegi ees väga piinlikult kukkunud? Jaa, mini story time. Valentinipäev ja mul oli üks klassiõde ja see klassiõde meeldis mingile poisile mingist teisest koolist. Ja siis oli koolipäeva lõpp ja see poiss oli lilledega tulnud ukse ette, et seda klassiõde oodata. Ja siis ma olin seal trepi peal, ta oli nagu trepi peal ootas seda klassiõde ukse ees ja ma olin trepi peal, vaatasin, et tal on lilled on ja vaatasin üle õla nagu järgi ja siis ma käisin lihtsalt pikali nagu treppides talle, sellepärast, et täiega libe oli.
jah, kooli ees kõik nägid, see poiss nägi ja ma nagu vahtisin talle järgi, et see nagu võtsin midagi. Mida igatsed kõige rohkem modelli elust? Mulle väga meeldisid pildistamised, ma ei ole väga nagu show'de fänn, mulle ei meeldi nagu teha show'sid, sest et see minu jaoks liiga kaootiline. Aga ma väga igatsen pildistamist. Ja praegu, kui ma lähen kuskile pildistama, on alati see, et ma pean ise nagu soengu ja meigi eest hoolitsema minu jaoks nagu ükskõik suva, ma saan hakkama, aga nagu ma ei ole eriti hea stilist, nagu ma lihtsalt käin mingit rissikatega ringi, nii et ma ei saa nagu päris sama häid pilte lihtsalt sellepärast, et ma pole nagu piisavalt hea stilist. By the way, kui kellelgi on mulle pakkumine, et tahaks nagu lihtsalt mingi pildistada ja nagu saaks stilisti ka veel sebida, ma oleks nagu eriti nagu thankful, ma oleks nagu väga nõus, on ju. Ainult siis, kui see stilist nagu kuulaks mind ja teeks nii, nagu ma tahaks. Kui sa saaksid valida mingi telesarja, kus saaksid osaleda, siis mis see oleks ja kes sa seal olla tahaksid? Riverdale on mu lemmiksari üldse. Ja mulle meeldib, et ta on nagu ikooniline, saate aru, nagu Scream Queensis ma tahaksin ka olla. Ja keda ma mängiksin, ma ei tahaks mingi hea, mingi mõttetu, mingi girl next door tegelane olla, ma tahaks olla. Näiteks Riverdale'is mulle meeldib täiega Cheryl, tal on nagu isiksust, ma ei tea, ta on huvitav tegelane, mulle ei meeldi sellised nagu mingi hea tegelased, mingi ma teen kõik hästi. Või mulle meeldib sellised nagu huvitavad, nagu halvad tegelased, minu meelest oleks seda hullult vähe mängida. By the way, fun fact, ma kunagi olin ma ei taha öelda, et kõik mingi otsivad üles, aga ma kunagi mängisin ühikarottides, mitte selles lahedas ühikarottides, vaid nagu alguses olid need originaalühikarotid ja siis tulid ühikarotid õed, mis oli nagu jätk sellele, nagu teiste näitajatega värk ja see kestis ainult 1 hooaja ja seal ma mängisin. Et tegelikult ma olen sarjas olnud ja kusjuures seal ma mängisin Mean Girli, et meil oli nagu 3 tüdrukut, et nagu mina on ju, kes ma nagu olin kõige kurjem ja siis oli 2 tüdrukut, kes nagu kõndis mu sabas põhimõtteliselt. Ma ei ole nagu parim näitleja, sest ma ei ole nagu väga koolitus saanud ega midagi, selles mõttes ma pole nagu ka kohutav näitleja. Tegelikult mind castiti ka 0 punkti, fun fact, aga erinevatel põhjustel ma olin seal ainult 1 võtte nädalavahetuse ja siis tulin ära. Nagu enda soovil mind ei visatud välja. Ma hea meelega näiteks, kui keegi kutsuks mind kuskile näitlema, ma täiega läheks. Nagu mingi päris sarja, mitte mingi, ma teen kodusust video, ei. Järgmine küsimus on suht selline tõsine ja ma ise ka võib-olla ei oska kõige paremat vastust anda, aga paljud nagu ründavad lause küsivad mult seda ja see on siis see, et ütlesid, et ei hakka kunagi eesti keeles videoid tegema, nüüd aga pole juba väga ammu ühtegi videot oma main kanalile pannud, kuidas seletad. Kui ma hakkasin tegema eesti keeles videoid, siis ma ei teadnud, et nagu üleöö kõik hakkavad mind vaatama. Mitte kõik mind vaataksid, aga saate aru, ma ei arvanud, et nagu üleöö mu kanal kasvab. Ma sain 10 päevaga 1000 subscriberit, mis tavaliselt ei juhtu Eestis. Saate aru, sest Eestis on nii vähe inimesi ja on nagu nii vähe inimesi, kes räägivad eesti keelt, nii et 1000 subscriberit 10 päevaga on nagu suht palju. Ja ma absoluutselt ei ootanud seda. Ja siis mingi hetk oligi niimoodi, et kas ma panustan rohkem eestikeelsele kanalile, kus ma saan umbes 10 korda rohkem tagasisidet, 10 korda rohkem vaatamisi või ingliskeelsele kanalile, kus ma saan kõike 10 korda vähem ja ma väga ei lähe kellelegi korda. Saate aru? Sellepärast, et korraga tegelikult 2 kanalit hallata on väga raske. Jah, et see lihtsalt nagu makes sense minu jaoks, et ma panustan sinna rohkem, kus ka minust rohkem hoolitakse. Kas sul on autojuhiload? Kui ei, siis miks mitte? Mul on lausa nõme seda tunnistada, seepärast ma olen nagu nii vana, et mul juba peaks olema juhiload, aga mul ei ole lube. Ma hakkasin kusjuures lubasid tegema 12. klassis ja ma üldse ei tahtnud, aga meil oli selline värk, et nagu kooli tuldi teooriat andma ja siis meil oligi võimalus nagu kooli ruumidesse teooria ära teha, oma klassikaaslastega koos õppida, et see oli lihtsalt nagu kergem. Ja siis kõik ütlesid, tule ikka, me läheme ka, ja siis mul lõpuks minu meelest 2 päeva ennem seda, kui registreerimine ei lõppenud, mul oli nagu okei, davai, ma tulen. Ja ma käisin seal teoorias, ma käisin sõitmas, kusjuures ma pole üldse halb autojuht. Selles mõttes, et nagu mingi, ma ei sureta autot välja. Ma pargin vist enam-vähem normaalselt, kuigi esimest korda üldse elus ma istusin autorooli seal koolis. Ma kusjuures tulin ka autokoolist siis ära, kui mu lõpetaja ütles, et okei, Diana, sa oled valmis, tee eksamid. Ma olin nagu, pigem ei. Tegelikult olid samal ajal vist mingi kooli, gümnaasiumi lõpueksamides ma nagu ei viitsin nagu autokooliks ka veel eraldi õppida, ma ei tea, mingi selline teema. Teooriatunnid ja sõidutunnid vist ära ja aegu, et selles mõttes on kõik okei, aga lihtsalt ma ei läinud sinna kooli sellepärast, et ma tahan. Läksin sellepärast, et kõik ütlesid mulle, et mine. Ja sellepärast see polegi mul lõpetatud, et kui ma oleks ise tahtnud, siis arvatavasti oleks mul load käes. Aga mingi hetk ma kindlasti nagu teen selle lõpuni ära. Tartu on nii väike ja ma elan kesklinnas, et mul pole neid lubasid vaja, et mul nagu hetkel pole vajadust ka nende ära ja sellepärast mul pole ka lube. Ja lisaks, kus ma elan, täiega palju peab maksma mingi kuradi parkimiskoha eest ja ma ei kavatse seda teha, nii et sellepärast ma ei taha praegu autot ja sellepärast ma ei taha ka lubasid. Kui sa olid väiksena endast hästi negatiivsele arvamuse, siis kuidas sellest üle sai? Jah, ma olen rääkinud, et väiksena mõtlesin, ma olen kõige koledam inimene maailmas ja kuidas ma üle sain? Ma lihtsalt sain suureks ja
avastasin, et ma polegi kõige koledam inimene maailmas. Ma arvan, kui sa oled väike, siis lihtsalt sul ei ole nagu realistlikku maailmapilti, sul ei ole realistlikult minapilti ja nagu iga asi, mis sind teistest eristab, tundub kõige hullem asi maailmas. Näiteks ma vihkasin, et mul oli nagu tedetäpid, vaata suvel, ma nagu nii väga vihkasin neid, aga nüüd mul on suht jolo. See pole nagu nii haruldane, aga nagu mul on suht jolo. Ja nagu mingid sellised väiksed asjad, nagu kõik tundus nagu nii big deal minu jaoks. Aga kui sa saad suuremaks, saad aru, et nagu see väga ei loe. See on hästi palju küsimusi ülikooli kohta, kusjuures ma vist teen eraldi video, kui te olete huvitatud, öelda mulle nagu üldse koolist, ülikoolist, haridusest, kuidas on olla peale ülikooli, kui sa õpid vale asja ja nii edasi. Sest mul on päris palju sellest rääkida, kui tahate sellest kuulda, siis öelda mulle, sest see läheb liiga pikaks ära. Kui sa oled suitsu teinud, siis kui vanalt? Esimest korda, kui ma üritasin suitsetada, lihtsalt nagu, ma ei tea, miks ma üritasin, ma olin mingi loll, ma isegi ei tea, kui vana ma olin, aga ma sain kuskilt mingi suitsu. Ma lihtsalt tahtsin proovida, sest ma olin nagu lollakas, on ju. Ära proovi, see on mõttetu. Aga ma panin suitsu valet poolt põlema. Nüüd see väga ei töötanud, siis ma lihtsalt jätsin selle pooleli. Aga kõige rohkem küsitud küsimus hetkel, mida mul iga päev vähemalt 10 korda, ma ei liialda. Alguses lausa rohkem kui 10 korda, ma arvan, mult on seda mingi üle 100 korra vähemalt küsitud, on see, et kui palju läks maksma mu juuste värvimine. Ja alguses ma vastasin inimestele, aga ma lihtsalt enam ei suuda, mul on kopes, sest et nagu ma ei saa sulle anda normaalset vastust. See, kui palju minul läks maksma juuste värvimine, ei anna sulle mitte midagi, sellepärast et värvimine esiteks oleneb juuksurist, on ju, et palju ta ise endale hinda juurde paneb, on ju, siis oleneb, mis tooteid ta kasutab, oleneb sellest, kui palju ta peab seda toodet su peal kasutama, ehk kui paksud on su juuksed, kui pikad on su juuksed, mis tooni on su juuksed, on ju, siis kui ruttu sul see värv eemaldub, kui ta üldse eemaldub, siis mis konditsioonis on su juuksed, kui su juuksed on väga halvas seisus, siis sa ei saagi seda võib-olla üldse teha, et nagu su juuksed lihtsalt katkavad ära, see on nagu võimatu, see on täiesti võimalik. Et see nagu oleneb nii paljudest asjadest, nii et nagu mul pole mõtet öelda, palju mul läks juukse värvimine maksma, kui sul võib minna see maksma mingi 4 korda rohkem või 4 korda vähem, nagu minu hind ei anna sulle mitte midagi, saate aru. See on viimane kord, kui ma vastan sellele küsimusele, sest ma olen reaalselt, ma arvan, mingi 100 korda inimestele kirjutanud, nagu vastan, andnud täpselt seda sama pikka vastust, on ju. Ja ma lihtsalt enam ei jõua ja ma saan ikka siiamaani iga päev neid küsimusi. Kas varsti teed ka endale ametliku PO boksi, kusjuures mul nii palju küsitakse, et kas ma saaksin sulle palun kuskile kirja või mingi kingituse, mida iganes saata, siis ma ütlen, et sorry, mul pole PO boksi, ma ei saa oma aadressi välja anda, on ju. Aga jah, kuna neid requeste tuleb nii palju, siis ma olen täiega mõelnud selle peale, nüüd öelge mulle all kommentaarides, kas te tahaksite, ma teeksin PO boksi. Ja ma võin selle nagu mingiks ajaks ajutiselt avada, et kui keegi tahab mulle midagi saata, saate need ära saata, panen jälle kinni ja siis mingi aja pärast ma võin selle uuesti avada. Ma arvan, et saab nii teha. Ma loodan, ma ei tea. Siis päris mitu inimest küsis, et miks ma kellegiga ei kollaabi, kas ma tahaksin Hensukustega kollaabida, kas ma tahaksin Maria Rannaväljaga kollaabida. Pigem te peaksite seda neilt küsima, sest et nagu mina olen see mõttetu ja nemad on need nagu lahedad, keda mina vaatan. Mina hea meelega kollaabiks, aga lihtsalt meil on Tartus ja siin pole väga youtubereid. Kuigi ma saaks ka Tallinnasse sõita, aga nagu keegi väga ei ole tahtnud muga kollaabida. Et nagu mina hea meelega need teistega koos videod, siis minu meelest need on nagu kõige lahedamad videod. Et kui te tahate, et ma mingi youtuberiga kollaabin, siis kirjutage neile. Mis on kõige kuulsam ajakiri moeshow, kus oled olnud modellina? Ma ei tea, kas see on kõige kuulsam, aga Itaalias on nagu Vogue, ma ei tea, kas see on nagu Sposa või kuidas täheldatakse, aga see on nagu Pulma Vogue, ma olin kaanel. Yes. Aga kusjuures meil on nagu fun uudis, et jaanuari lõpus peaks tulema välja uus Boudoir Teen. Ma loodan, et midagi ei ole ära muutnud, see oleks nagu täiega Mark, kui nad teeks seda. Aga põhimõtteliselt ma andsin neile intervjuu, et mu intervjuu peaks olema Boudoir Teenis. Ma tean, ma olen ajakirjas nagu, oh my god. Ja ma ei ole seda veel maininud nagu YouTube'is, ma ei tea miks, aga nagu ma olen ka Boudoir Teeni kalendris, et kui sa ei ole seda veel ostnud, siis seal on nagu Liis Lemsalu sees. Mina sees. Kuigi Liis Lemsalu on nagu Liis Lemsalu ja tean aga kuskil siin all on ju. Ma olen detsembrikuu, mis on nagu täiega lahest, detsembrikuu on jõulukuu, mu lemmiku. Ja 2018 kalender, kui sa ei ole veel ostnud Boudoir Teen kalendrit, siis ma olen sees, võid osta. Ja kui sa selle kuu lõpus tahaksid osta mingit ajakirja, siis osta Boudoir Teen, sellepärast et jällegi mu intervjuu on sees. Kas sul on tulevikus plaanis oma merch? Mult nii palju küsitakse merchi ja ma olen nagu nii mõttetu, kas nagu reaalselt, öelge mulle all kommentaarides, kas te ausalt tahaksite merchi. Sellepärast ma ei kujuta ette, kuidas ma seda saaks toota, ilma et ma oleks ise nagu ettevõtja, ma ei tea, aga nagu selles mõttes, et mul on nagu disaini ideid küll, ausalt. Aga öelge mulle, kas te ausalt tahaksite merchi, sest et nagu kui nõudlus on väga suur, mis mulle tundub, et on, siis ma mingi hetk nagu lihtsalt pean hakkama seda tootma.
Bailey. Ma ei tea, mis ta viga on, alati tuleb voodisse, hakkab kaebama ja siis ta mingi paneb oma pead sinna sisse ja siis puding. Okei, me lõpetame selle video ära. Bailey tuleb, sul nüüd nii sossis välja, bebi. Kell on 12:34. Kell 2 ma pean juba Rakveres olema Tartust, kas ma jõuan veel asjad kokku panema, tahaks veel poes käia, tahaks veel süüa, mul on veel nii palju teha. Ja ma üldse loodan, et see video filmine ei olnud nagu ilma asjata, et see video nagu materjal on üldse kasutatav, et see valgus on okei, sest nagu I'm a dumb bitch ja ma ei tea, mida ma teen. Aga ma lõpetan selle video siin, ma loodan, et teile meeldis see video, kui teile meeldis see video, siis kindlasti paned thumbs up ja kui sa tahad mind followda kuskil sotsiaalmeedias, sa võid seda teha Instagramis, Twitteris, Tumblris, Snapchatis või Facebookis, kas ma jätsin midagi vahele? Arvatavasti mitte, ma olen igal pool Teananoop, Teananoop ja kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis ja kindlasti vastake ka nagu mu küsimustele, mida ma teilt küsisin, sellepärast et nagu ma tahan teilt ka teada. Aga mina hakkan spaasse minema, ma otsustasime ikkagi ei filmi seda spa asja, sellepärast et nad ei ole mulle maksnud ja ma ei tee tasuta tegelikult ma lihtsalt tahan seal mingi chillida, nagu mul ei ole väga mõtet nagu, ma ei saa ennast ju mingi basseinis ja saunas väga filmideks nagu veits kahtlane. Ja Bailey jääb üksi koju. Mitte üksi, mul tuleb vend teda. Oh my god, ma peangi minna siia, kutsun talle asjad ette näitama. Ma olen talle mitu korda juba rääkinud, et emme läheb ära, aga emme tuleb homme tagasi. Aga ma arvan, ta ei saa aru. Ta tundub suht loll. Sorry. Ei ole, tegelikult on väga tark. Okei, tead, ma pean selle video ära lõpetama, sest legit, mul on täiega kiire ja ma ei saa aru, miks ma nagu üldse ei suuda vaid teada. Aga ma pole nii ammu filmid. Ja ma olen nagu so happy, ma saan finali filmida. Ja ma olen so happy, et mul on hea valgus. Ja mul on uus kaamera. Ja oh my god. Ja. Okei, aga ma lähen. Thank you vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Tšau.